Tere tulemast minu kanalile kaardisõnumid hingele. Siit tuleb vähitähtkuju kaardisõnumid aastaks 2026. Vaatame, mida minu kaardid räägivad selleks tulihobuse aastaks vähi päikesemärgile. Ja ära võtta seda lugemist siin kui puhast tõde, võtta seda kui sellist meelelahutust. Ja sina oled ise enda elu looja, sina ise lood enda elu iga päev, enda mõtete, enda tunnete, enda käitumistega, enda käitumismustritega, enda valikutega. Ja ma juba häälestasin ja segasin need kaardid ära ja nad on mul siin välja laotatud. Ja lõpus on veel üks selline mängukene, et kui sa selle video lõpuni vaatad, siis näed, mis mäng mul veel kavas on sulle. Aga hakkame vaatama otsast peale, mida need minu kaardid räägivad sulle aastaks 2026. Karikate 7 tuli esimeseks kaardiks. See on selline segadused ja valikud ja võimalused. Mul on tunne, et siin vähkidel võib tulla väga palju valikuid sellel uuel aastal ja võimalusi ja võib nagu tekkida selline tunne, et ei suuda nagu otsustada või valida. Nagu selline segadus võib tulla. Ja see kaart räägib ka sellest, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab, et see natuke nagu ka hoiatab, et ole nagu tähelepanelik, kui sa teed valikuid enda elus. See hoiatab nagu selliste illusioonide eest. Ja see kaart kutsub ka kuulama enda südame häält. Ja mitte siis olema nagu liialt enda sellistes illusioonides või fantaasiates kinni. Ja siis siin kõrval on narri kaart ja narr on alati sellised uued algused. Midagi te vähid siin, millegi uuega te siin alustate sellel tulihobuse aastal ja see tulihobuse aasta väga ka soosib neid uusi algusi. Ja üleüldse see 2026 on ju ka numeroloogiliselt number 1 aasta ja number 1 on ju uued algused. Ja sellel aastal vähid peaksitegi olema nagu sellised hästi julged ja oma mugavustsoonist välja astuma. Et usalda elu sellel aastal on see märksõna vähile. Selline hüpe nagu tundmatusse. Ja müntide kuus, see on selline andmise ja saamise nagu tasakaal. Mul on tunne, et siin paljud vähid sellel aastal õpivad nagu abi küsima või abi vastu võtma, et kui siiani ei ole suutnud seda teha, siis sellel aastal paljud vähid võivad nagu selle ära õppida, et tuleb osata elus ka vastu võtta abi. Ja selline tasakaal on nagu elus oluline andmise ja saamise vahel. Ja see kaart räägib ka nagu sellest, et see aasta toob vähkidele nagu suhetes, tööalastes suhetes, armastuses sellist nagu tasakaalu. Et mõlemad osapooled nagu annavad võrdselt. Et suhted muutuvad nagu õiglasemaks, kui nii võib öelda. Ja mõni vähk võib isegi sellel aastal siin saada kingituse. Sellise materiaalse, rahalise väärtusega kingituse. Ja mingi otsus või valik tuleb siin vähil teha sellel aastal. Ja see võib olla selline keeruline valik, et mõned teist ei taha nagu midagi endale tunnistada või ei taha midagi näha enda elus. Et ole siis aus sellel aastal iseenda vastu ja ära lükka nagu asju edasi.
et see tulihobuse aasta kutsub ka olema aus ja tegema otsuseid, valikuid ausalt ja mitte nagu asju edasi lükkama, vaid julgelt minema edasi. Et tuli ka see narrikaart, et see julgus ja riski võtmine on nagu selle aasta märksõnad. Ja siis on siin üks minu lemmikuid kaarte, karikate 9, see on selline rahulolu ja soovide täitumise kaart. Paljudel vähkidel võivad siin mingisugused isiklikud soovid elus täituda. Ja te võite nagu tunda sellist rahulolu, sellist sügavat emotsionaalselt rahulolu. Ja see kaart räägib ka nagu sellest, et õnn ei tule nagu väljast, vaid õnn tuleb sinu enda seest, et tuleb leida endasse sisemine õnn ja rahulolu enda seest ülesse. Ja märka ka igapäevaselt neid väikseid hetki, mis nagu teevad sind õnnelikuks ja loo endale neid selliseid olukordi, neid väikseid hetki, mis teevad sind õnnelikuks ja mis pakuvad sulle rahulolu. Vaatame, mida see teine rida räägib. Mul on tunne, et siin väga paljud vähid võtavad sellel aastal nagu vastutuse enda elu eest ja seavad nagu piirid endale. Väga paljud vähid muutuvad selliseks enesekindlamaks ja julgemaks ja see kaart räägib ka sellest, et olegi julge ja enesekindel ja toeta nagu iseendale, et sina oled iseenda elu looja, ära sõltu nagu teistest. Ja karikate 4 siin selle aasta jooksul mingil hetkel võib tulla selline nagu rahulolematus või selline nagu apaatia või emotsionaalne nagu tuim tunne. Et osad vähid võivad nagu tunda, et midagi on puudu, kuigi justkui kõik tegelikult on olemas, et sa ei näe, mis sul on. Ja see kaart nagu räägibki sellest, et vaata nagu sügavamale enda sisse ja märka neid võimalusi, mis sul on juba olemas. Ja kui sul tulevad mingisugused pakkumised, siis ära lükka kohe neid nagu eemale, vaid kaalu neid valikuid ja võimalusi ja pakkumisi, mida sulle elu toob. Ja siin kõrval tuli eraku kaart, see on selline sisekaemus nagu. See 2026 toob hetki vähile, kus vähk vajab nagu sellist üksindust ja vaikust ja omaette olemist ja see on vajalik ja seal sünnibki see sisemine tarkus ja ühendus nagu iseendaga. Et mul on tunne, et võib-olla siis ongi siin see teema, et kui on vaja teha mingisugused valikud, nagu tuli siin selle karikate 7 ja mõõkade 2-ga, või kui pakutakse mingisuguseid võimalusi, mis tuli selle karikate 4-ga, siis sellel aastal vähk sul on väga oluline vaadata nagu enda sisse väga sügavalt ja võtta aeg otsustamiseks, et ära tee nagu uisapäisa neid otsuseid. Ma ütlesin küll, et tulihobune nõuab sellist riski ja julgust, on ju, aga samas võtta enne nagu hetk, et olla omaette ja vaadata enda sisse sügavalt, et mida sa siis nagu päriselt soovid ja kuidas sa tahad edasi minna.
ja siis edasi tuli müntide 9 siin ja see on selline väga hea rahaline kaart. Paljud vähid võivad saavutada rahalise iseseisvuse sellel aastal ja sellise eneseväärtuse. Et paljud vähid tunnevad end kindlalt ennast nagu materiaalselt ja rahaliselt ja ka emotsionaalselt. Ja mul on tunne, et see rahulolu ja iseseisvus ja eneseväärtus tulebki nagu sellega, kui te julgete teha elus uusi valikuid. Sest midagi uut siin tahab vähielus tulla selle narrikaardiga. Ja nagu ma ütlesin, see tulihobuse aasta väga soosib neid uusi alguseid. Ja mul on tunne, et seda rahulolu ja küllust nii-öelda siis nagu saavutada, selleks tulebki avada neid uusi uksi. Ja viimaseks kaardiks tuli väga ilus kaart, tähekaart. See on selline paranemine ja lootuse kaart. See on väga hea energiaga kaart, väga paljud vähid leiavad taas nagu usu iseendasse ja elusse üleüldse. See on selline ka tervenemise kaart, et paljud vähid võivad siin tervendada enda mineviku suhtemustreid, tervendada iseend. Ja kui on olnud siin raskeid aegu, siis mul on tunne, et see 2026 toob sellise uue alguse, mis toob sellise lootuse ja usu ja tervenemise. Et selline nagu valgus tunneli lõpus tuleb nähtavale. Et selline lootus ja usk tulevad tagasi siin vähil sellel aastal. Et kui sa julged sellel aastal valida sellise aususe ja julged nagu seada piirid ja leiad endast selle enesekindluse, siis sa leiad selle rahu, mida sa oled nagu kaua otsinud. Aga sa pead elama enda tõe järgi. See on see märksõna siin. Ja palju valikuid tuleb siin sellel aastal ja ka sellist emotsionaalset küpsust. Ja selline nagu ka emotsionaalne selginemine võib toimuda siin paljudel vähkidel. Ja selline sisemine enesekindlus, nagu ma ütlesin, võib tagasi tulla. Et vähk õpib sellel aastal nagu iseend tundma ja ka usaldama, mul on tunne. Aga nagu ma ütlesin, mul on ka üks mängukene. Mul on siin üks tore kaardipakk, kus on peal sellised ajaraamiga sõnumid ja mõtle ühele küsimusele, mida sa tahad siin 2026 aasta kohta küsida. Ja see peab olema midagi sellist, et mis peab olema seotud nagu ajaga. Näiteks tahad küsida, millal mingi asi juhtub või aset leiab. Ja ma segan neid kaarte siin ja vaatame siis, mis kaart siit tahab välja hüpata. Oih, juba nii kiiresti tuligi. Ja vaatame, mis sõnum siit tuli. Huvitav tuli, et on praegu nagu õige aeg tegutseda. Et ma ei tea, mis iganes sa mõtlesid ja küsisid siin selle 2026 aasta kohta, siis see kaart siin, see sõnum ütleb, et praegu, just praegu on õige aeg tegutseda. Et ja number 6 on ka sellel kaardil. Siis
kui sa näiteks küsisid, millal mingi asi juhtub või aset leiab, siis mul on tunne, et juunikuu võib olla oluline sellel 2026 aastal. Aga see on selline meelelahutuslik mäng, et ära võtta seda tõsiselt. Vot nii, Vähk, siin olid sinu sõnumid aastaks 2026 ja kui need sõnumid sind kõnetasid, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. Aga mina soovin sulle imeilusat tulihobuse aastat.